Tere, olen Casey Hamling, et Casey Baja Tours lennujaamad võivad mõnikord olla üsna segased kohad, eks ole. Nii palju järjekordi, inimesi ja reegleid. Aga kogu selle sebimise taga ootab teid imeline seiklus, võimalus veeta aega perega ja luua uusi mälestusi. See eriline eluetapp on täiuslik uute kohtade avastamiseks, mitte kodus istumiseks. Täna jagan teiega lennunõuannet, mis on loodud spetsiaalselt üle 60-aastastele reisijatele. Neid pole lihtsalt näpunäited, see on tööriistakast, mis aitab teil reisida lihtsalt ja mugavalt. Meie teeme kogu raske töö, et teie saaksite keskenduda reisi nautimisele. Reisimine on enesekindluse küsimus ja see, et saab öelda, ma suudan seda ikka veel. Maailm ootab teid ja me hoolitseme selle eest, et teie reis oleks meeldiv. Nii et alustame. Meie esimene ja kõige olulisem nõuanne on, teie isikut tõendav dokument on teie võti. Enne reisi alustamist veenduge, et teil on kehtiv isikut tõendav dokument või pass. Ja nüüd kontrollige aegumiskuupäeva. Ärge oodake viimase hetkeni, et probleeme avastada. Kui teie juhiloal ei ole seda väikest tähekest, peate võib-olla külastama kohalikku ametiasutust. Ja kui reisite välismaale, peab teie pass kehtima vähemalt 6 kuud pärast teie tagasipöördumise kuupäeva. Ärge laske oma reisil lõppeda enne, kui see on isegi alanud aegunud isikut tõendava dokumendi tõttu. Kontrollige seda korra, siis teist korda ja isegi 3. korda. Pange oma isikut tõendav dokument pärast seda kohta, kus te selle kergesti leiate. See on teie reisi alus. Tehke see õigesti ja olete juba pikal teel. Alustame õigesti. Aeg, teate, on teie parim sõber lennujaamas. Riigisisestel lendudel on tark olla lennujaamas 2 või 3 tundi enne väljalendu. See lisaaeg muudab stressi rahulikkuseks. Isegi kui turvakontrollis on pikk järjekord, pole see probleem. Kui iseteenindusautomaat ei tööta, on teil piisavalt aega lahenduse leidmiseks. Saate seda lisaaega kasutada lõõgastumiseks, kohvi nautimiseks või lähedastele helistamiseks. Varajane saabumine tähendab vähem stressi ja rohkem meelerahu. Lennujaam peaks olema teie reisi algus, mitte ärevuse allikas. Te ei ole lihtsalt reisijad, te olete enesekindlad rändurid. Alustame teie reisi rahus. TSA Cares on nagu võlupilet neile, kes vajavad natuke lisatuge. Kui helistate neile 72 tundi enne lendu, saate endale erilise abilise. See abiline juhatab teid läbi turvakontrolli, selgitab kõike ja aitab isegi pagasiga. See on justkui VIP-kohtlemine, mis tagab teile stressivaba reisi. Kui teil on meditsiiniseadmeid või vajate lihtsalt natuke lisaabi, siis ärge kõhelge seda teenust kasutamast. Nende telefoninumbri leiate TSA kodulehelt. Abi on lähedal, nii et ärge kartke seda küsida. Teeme koos teie reisist võimalikult lihtsa ja mugava. Kui oled 75-aastane või vanem, on TSA-l Transport Administration erireegel, mis aitab sul turvakontrollist kiiremini läbi saada. Sa ei pea tihtipeale oma kingi ega kerget jakki ära võtma. See juhtub automaatselt, nii et sa ei pea ise midagi ekstra tegema. See väike eelis muudab sinu reisi läbi turvakontrolli palju lihtsamaks ja meeldivamaks. Mõnikord võib olla vajalik lisakontroll, aga üldiselt läheb kõik sujuvalt ja probleemideta. Sa pead lihtsalt ütlema oma vanuse TSA töötajatele ja nemad hoolitsevad ülejäänu eest. Need väikesed eelised muudavad sinu reisikogemuse palju paremaks ja pingevabamaks. Pea seda reeglit meeles ja kasuta seda enda kasuks. Ära kunagi pane oma olulisi ravimeid äraantavasse pagasisse. Võta need alati endaga käsipagasisse. Sa võid kaasa võtta nii palju ravimeid, kui sul vaja on. Kogusel piiranguid ei ole. Ka vedelate ravimite puhul ei kehti see 100 milliliitri reegel, aga sa pead neist teada andma. Kõige parem on hoida ravimeid originaalpakendites, nii on neid lihtsam tuvastada. Kui sa lähed läbi turvakontrolli ja sul on vedelaid ravimeid, siis kindlasti ütle sellest personalile. Sinu tervis on väga tähtis, et su reis oleks mugav, pea neid nõuandeid meeles. Hoia oma ravimid alati enda lähedal. Ära võta riske, valmistu hästi ette. Hoolitse oma tervise eest, et su reis sujuks turvaliselt. Kui reisite meditsiiniseadmetega, on alati tark omada arstitõendit. See tõend peaks selgitama, miks teil on vaja seadmeid, näiteks CPAP-aparaati või hapnikukontsentraatorit. See dokument teeb teie reisi sujuvamaks nii sisseregistreerimisel kui ka lennufirma personaliga suheldes.
See on oluline, mitte ainult teie enda meelerahu pärast, vaid ka lennufirma jaoks. Hoidke tõendit oma seadmete või käsipagasi juures. Olge valmis nendega arutama sisseregistreerimisel või lennukile minnes. Peamine on anda neile kogu teave, enne kui nad seda küsivad. Nii lahenevad kõik teie terviseprobleemid sujuvalt. Kas vajate lennukisse minekuks lisaaega? Ärge kartke seda küsida. Lennufirmad pakuvad neid teenuseid kõigile, mitte ainult teile. Rääkige värava töötajatega ja paluge abi, olgu see siis teie enda mugavuse pärast või kui teil on raskusi liikumisega. Selles pole midagi häbiväärset. Tegelikult teete selle kõigile lihtsamaks. Väike viisakas palve võib palju muuta. Öelge neile, mida vajate. See muudab teie reisi vähem stressirohkeks ja meeldivamaks. Pikkudel lendudel võib verevarustus vahel aeglasemaks minna. Seepärast on tugisukkade kandmine ja jalgade liigutamine tõesti olulised. Isegi istudes saad sa pahkluusid ringi ajada, varbaid liigutada ja põlvi üles-alla tõsta. Ja kui sa ei istu akna, vaid vahekäigu pool, siis jaluta vahepeal natuke. See aitab vältida paistes jalgu ja tõsiseid probleeme nagu verehüübed, mis on pikemate reiside järel tavalised. Tugisukki saab kergesti apteekidest või kaubamajadest. Räägi oma arstiga, millised sulle kõige paremini sobivad. On tõesti oluline enda eest hoolitseda, ka reisides. Nii jõuad kohale värskena ja oled valmis avastama näiteks Amsterdami kanaleid. Lennukis on õhk tihti kuivem kui kõrbes, nii et joo kindlasti piisavalt vett. Võta kaasa tühi veepudel, täida seepärast turvakontrolli ja joo väikeste lonksudena kogu lennu vältel. Alkohol ja kofeiin kuivatavad, seega proovi neid vältida. Piisavalt veejoomine aitab vähendada peavalu, väsimust ja isegi ajavööndi vahest tingitud väsimust. Need väikesed veetopsid, mida stewardessid jagavad, ei ole tavaliselt piisavad. Tunned end värskena ja oled valmis uuteks seiklusteks, kui lennukist maha tuled. Vesi on sinu parim sõber reisides. Pea meeles, et on oluline enda eest hoolitseda, isegi kõrgel õhus. Kui sa lendu broneerid, siis vali pigem vahekäigu koht, mitte aknaäärne. See annab sulle palju rohkem liikumisvabadust. Saad jalgu sirutada, tualetis käia ja isegi natuke ringi jalutada, ilma et peaksid kedagi segama. See teeb su reisi palju mugavamaks, eriti kui sul on ees pikk lend. Saad vabalt liikuda ja sa ei tunne end kinni püütuna väikeses ruumis nagu puuris. Nii et ära lihtsalt vali kohta, vaid ole nutikas. Mõtle ette. Vahekäigu koht annab sulle palju vabadust ja mugavust, täpselt nagu kodus oma tugitoolis. See on väike otsus, aga see teeb su mugavusele tohutu vahe. Teeme su reisist parema ja mugavama, nagu soe siirupi vahvel külmal päeval. Sinu käsipagas peaks olema nagu väike reisikomplekt. Mõtle taskurätikutele, käte desinfitseerimisvahendile, reisipadjale, müra summutavatele kõrvaklapile ja mõnele heale snäkile. Mõtle, mida sul vaja on, et su reis oleks mugav ja meeldiv. Kui snäkid ja meelelahutus on käeulatuses, tunned end rahulikult ja pingevabalt. Loo oma mugav koht reisi ajaks. Hoia kõik lähedal, et leiaksid selle kergesti üles. Tee oma istmest isiklik oaas. Palun pane oma nimi ja telefoninumber kõikidele oma asjadele, kohvritele, elektroonikale ja isegi riietele. Asjade kadumine lennujaamas juhtub sagedamini kui arvad. Tõttu öelda on kadunud kohvrid kerge leida tihedas kohas. Lihtne nimesilt või isikutu vastus võib asjade leidmisel palju aidata. Nii väldid palju vaeva. Pane oma kontaktandmed nii pagasi välis kui ka sisepoolele. 2 korda turvalisem, täpselt nagu lisalukk sinu rattal. Lisaturvalisuse tagamiseks on hea kasutada mitut silti. Parem 2 kui mitte ühtegi, nii me ütleme. 5 minutit ettevalmistust võib säästa sulle tunde muretsemist. Tee need ettevaatusabinõud, et tagada oma oluliste asjade turvalisus. See väike nõuanne on nii lihtne kui ka väga kasulik. Nii väldid hätta sattumist. Kui reisite, siis ärge unustage oma telefoni lennufirma äppi alla laadida. See äpp annab teile kohe teada kõik uued asjad teie reisi kohta. Näiteks väravanumbri muutused või hilinemised. See on tõesti mugav. Ja tänu sellele äpile saate teha check-ini, näidata oma digitaalset pardakaarti ja isegi oma pagasi asukohta jälgida. Ausalt öeldes aitab see äpp teil tohutult, et teie reis oleks lihtsam. Laske tehnoloogial teha keerulised asjad lihtsaks ja teie reis meeldivamaks. Hoidke alati uusim info käepärast ja reisige muretult.
las teie mobiiltelefon on teie isiklik reisiassistent. Mõnikord võib tehnika meid alt vedada, eks ole? Seepärast ma ütlen alati, hoia oma lennupilet ka paberil kaasas. Kujuta ette, et su telefoni aku saab tühjaks või äpp ei tööta, siis oled sa õnnelik, et sul on paberist varukoopia. Sa saad selle välja printida kodus või teha seda lennujaama ise teeninduspunktides. Hoia seda oma reisikaustas või mõnes muus turvalises kohas. See on nagu väike kindlustus, mis säästab sind digitaalsetest peavaludest. Nii et juhtugu mis tahes, püsid sa rahulikuna ja saad oma teekonda jätkata. Kasuta uut tehnoloogiat, aga naudi ka vana tuttava kindlustunnet. Mõlemad käsikäes. Ole valmis kõigeks. Kui vajad ratastooli, veendu, et see on kinnitatud igas lennujaamas. Ära eelda, et see juhtub iseenesest. Pead seda paluma väljumisel, ümberistumisel ja saabumisel. Kinnita see uuesti sisse registreerimisel ja pea meeles, et pead lennusaatjale enne lennukist lahkumist teada andma. Ole viisakas, kuid nõua, et sinu vajadused rahuldatakse. See säästab sind paljudest probleemidest. Kui liikumine on lihtne, on sul vähem muresid. Väljenda oma vajadusi selgelt kogu reisi vältel. Teeme sinu reisist rahuliku ja muretu. Kirjuta üles kõikide oma ravimite nimed ja annused. Pane kirja ka oma arsti kontaktandmed ja hoia need alati kaasas. Kui midagi ootamatut juhtub, on see väike paberitükk hindamatu väärtusega. Hoia ühte koopiat oma rahakotis ja anna teine oma reisikaaslasele. Ja igaks juhuks tee nimekirjast pilt oma telefoniga. See ei tähenda, et sa eeldad halvimat, vaid et oled ette valmistunud ja mõtled ette. Nii saad õiget abi, kui seda vajad. Oma meelerahu huvides veendu, et oled täielikult ette valmistatud. Kas teil on erivajadusi toitumise osas? Lennupileteid broneerides andke meile oma erivajadustest toitumise osas teada juba ette. Parim on seda teha 24 tundi enne reisi. Lennufirmad pakuvad palju erinevaid eritoite, näiteks madala soolasisaldusega, diabeetikutele sobivaid gluteenivabu ja taimetoite. Kui olete lennukis, kinnitage oma toidusoov personalile. Ärge oodake, kuni olete juba lennukis. Kui te seda ette planeerite, naudite oma ainet tõeliselt. Teie tervis on kõige tähtsam. Head reisi ja reisikindlustuse võtmine on tõesti tark tegu. See võib sind palju aidata, kui jääd haigeks, su lend tühistatakse või pagas kaob. Sinu Eesti Haigekassa ei pruugi katta kõiki kulusid välismaal. Reisikindlustus säästab raha ja annab sulle meelerahu puhkuse ajal. Pea meeles, et loe kindlustustingimused hoolikalt läbi. See on superoluline, eriti kui sul on terviseprobleeme. Väikese summaga saad vältida palju pahandust. Veendume, et su reis sujub muretult. Teeme koos sinu unistuste reisi teoks. Räägime nüüd kergest pakkimisest, nii et sul on vaja ainult käsipagasit ja ühte isiklikku eset. Kui sa ei pea pagasit ära andma, säästad sa aega, raha ja vaeva. Kasuta pakkekuubikuid, rulli riided kokku ja võta kaasa asju, mis omavahel hästi kokku sobivad. Võib-olla vajad sa vähem asju, kui arvad. Kerge reisimine aitab sul kergemini liikuda. Vähem asju, vähem muret. Sa tunned end lennujaamas ja hotellis mugavamalt. Tõhus reisimine muudab kogu reisi meeldivamaks. Hoia oma hädaabikontaktid rahakotis ja ka telefonis. Kirjuta AIE, mis tähendab in case of emergency, hädaolukorraks väikesele kaardile ja pane sinna telefoninumber. Seejärel aseta see oma juhiloa taha. Kasuta oma telefoni meditsiiniline ID funktsiooni, et teised leiaksid su andmed kiiresti. Kui sul on allergiad, veretüüp või muud haigused, on hea need sinna lisada. Nii et kui midagi juhtub, on abistavatel inimestel see info kohe olemas. See on väga oluline ohutusmeede kõigile reisijatele. Valmista kõik ette enne lahkumist. Kui sul on vähe aega, siis proovi vältida lende, millel on lühikesed ümberistumised. Anna endale ümberistumiseks vähemalt 90 minutit või isegi 2 tundi. Seda sellepärast, et lendude hilinemised on väga tavalised ja mõnikord pead sa väravast väravasse päris pika maa kõndima. Sul peaks olema piisavalt aega, et rahulikult ringi liikuda. Mida rohkem aega sul ümberistumiseks on, seda rahulikumalt ja lõdvemalt sa end tunned. Sa saad seda lisaaega kasutada puhkamiseks, valmistumiseks ja ettevalmistumiseks ülejäänud teekonnaks. Ära lase lühikesel ümberistumisel oma päeva rikkuda. See reise planeerides esikohale mugavus, mitte kiirus. Reisimine on nautimiseks, mitte kiirustamiseks.
Tahad rohkem jalaruumi? Siis tasub kaaluda vaheseina koha küsimist. Need kohad on otse lennuki vaheseina taga. Kuna sinu ees ei ole istet, on sul piisavalt ruumi jalgade sirutamiseks. Nagu Eesti mets, kus on ruumi hingata. Mõnikord maksab see natuke lisaks, aga pikkadel lendudel on see kindlasti seda väärt. Nagu hea kohvipaus. Aga on üks väike asi, mida tasub meeles pidada. Sa ei saa oma kotti eesmise istme alla panna õhkutõusu ja maandumise ajal. Nii et sa pead kaaluma, mis on sinu jaoks kõige olulisem. Jalaruum või asjade kohe käeulatuses hoidmine. Nagu valiksid marjade ja seente vahel, mõlemad head, aga erinevateks otstarveteks. Mõtle hoolikalt läbi plussid ja miinused ning vali see, mis sulle kõige paremini sobib. Mugavus on ju pool võitu. Kui oled lennujaamas, siis ära unusta naeratada ja öelda aitäh töötajatele. Nad teevad kõvasti tööd, et sinu reis sujuks võimalikult hästi. Väike lahkus võib muuta sinu reisi palju meeldivamaks. Lahke sõna võib tuua sulle lisatuge, võib-olla isegi parema istme, kus on rohkem jalaruumi, nagu need esimese rea istmed, millest me varem rääkisime. Sa ei ole lihtsalt number, sa oled inimene, kes kohtub teiste inimestega. Lahkus on universaalne keel, mis töötab kõikjal maailmas. Kasuta seda sagedamini. Mõtle nii, täna aitad sina mind, homme aitan mina sind. See on nagu maja kulul pakutav ring, aga hea tujuga. Kui oled lahke, muutub kogu sinu reis palju mugavamaks. Lennujaam on ju tegelikult väga kiire koht, eks ole? Nii palju inimesi kiirustab ringi. Seega on väga oluline enda eest hoolitseda. Võta rahulikult, kõnni aeglaselt, hoia käsipuust kinni ja ära jookse. Kui teised kiirustavad, lase neil lihtsalt mööda minna. Sa pead lihtsalt keskenduma sellele, et turvaliselt kohale jõuda. Kui oled eskalaatoril või liikuval lindil, hoia kindlalt käsipuust kinni. Ja lennukist väljudes oota, kuni enamik inimesi on lahkunud ja tee seda siis rahulikult. Vaata hoolikalt ringi. Keegi ei saa auhinda selle eest, et ta on esimene. Kõige tähtsam on sinu turvalisus. Reisimine ei ole võistlus, see on pigem maraton. Sõbrad, reisides kuulake alati hoolega, mida teie keha teile räägib. Kui tunnete end väsinuna, leidke koht, kus saate istuda ja puhata. Kui tunnete end nõrgana, peatuge hetkeks ja jooge vett. Kui te ei tunne end hästi, ärge sundige ennast. Kui vajate abi, peatuge ja küsige kelleltki. Pole midagi valesti selles, kui teete pausi. Teie tervis on kõige tähtsam. Usaldage oma sisetunnet ja tundke oma piire. Te olete oma parim sõber. Muidugi, sihtkoht on oluline, aga teekond sinna on vähemalt sama tähtis. Eks ole? Naudi iga hetke teel, lennukis istumist, lennujaamas ringi jalutamist ja kõike muud, mis sinna vahele jääb. Sest iga reis on uus lugu, uus peatükk sinu eluraamatus. Nii et veendu, et elad seda lugu täiel rinnal. Imetle kauneid maastikke, vestle teiste reisijatega ja naudi iga hetke. See reis on teenitud tasu kogu sinu vaeva eest. Ja kui peaks tekkima väikseid tagalööke, ära lase neil lõbu rikkuda. Ega neist ei tasu ju hoolida, eks? Sest iga reis lisab sinu ellu uue värvika peatüki. Hinda seda hetke, neela kõik endasse. Sa väärid kogu seda ilu, mida elul on pakkuda. Need olid 2 nippi, mis teevad reisimise lihtsamaks, lõbusamaks ja mis kõige tähtsam, turvalisemaks. Loodan, et need nipid aitavad ja teie järgmisest reisist saab suurepärane seiklus. Kas soovite prinditavat kontrollnimekirja? Saatke mulle e-kiri aadressile caseystravelmagic@gmail.com teemaks juhend 60 ja ma saadan selle teile tasuta. Ei mingeid kohustusi. See on kingitus minult teile, et saaksite reisida enesekindlalt. Jumal õnnistagu teid ja head reisi. Mina olen Casey's Baja Toursist. Kõike head teie järgmisele seiklusele. Kui teile see video meeldis, siis tellige minu kanal ja pange pöial üles, et saada rohkem reisivihjeid ja seiklusvideoid.